Täna on aeg teha Q&A osa 2 ja mul on jälle mõnus ports küsimusi, aga kuna eelmine kord ma vastasin vist nii pikalt või nii palju küsimusi oli, siis see video venis ülipikaks, et ma üritan seekord vähe kompaktsemalt seda asja teile teha ja hakkamegi kohe peale. Kõigepealt ma siis võtan küsimuse enda blogist. Keegi müstiline K on mult küsinud väga mitu küsimust. Milline õpilane sa koolis olid? Hinded, suhted klassikaaslaste õpetajatega, käitumine, lemmikained. Eelmine kord ma rääkisin teile ka, et ma olin suht keskmine õpetaja, keskmine õpilane ja hinded olid mul siuksed, ütleme keskmiselt ikkagi 4, mõned ained olid 3, just siis need mata ja siuksed ained, aga mingi kega, muusika, inka, siuksed olid ikka 5. Siis suhted klassikaaslaste õpetajatega üldiselt olid head, sest ma olen siuke hästi sotsiaalne inimene alati olnud. Käitumine oli mul hea, kunagi sellega mingit probleeme ei olnud. Lemmikainet eelmine kord ütlesin teile ka, et inglise keel. Kehaline oli ka suht okei. Kelleks oled kunagi saada tahtnud, millest unistanud oled väiksemana suuremana? Ma arvan, ma kunagi tahtsin saada täiega lauljaks, kui ma väike olin. See tundus kuidagi nii lahe amet. Aga kahjuks ma ei oska üldse laulda. Nii et lauljaks ei saanud ma kindlasti mitte. Ja ma ei mäletagi, millest ma nagu unistasin. Mingi loomaarstiks ma vist saada ei tahtnud, nagu tol ajal oli populaarne, kõik unistasid sellest. Aga jah, laulja karjäär läks mul nagu down the drain. Kelleks õppinud oled, kui oled ja kellena töötanud oled ja kellena hetkel töötad? Kas oled rahul või on mingeid muid mõtteid, soovu, unistusi seoses sellega? Ma olen õppinud esiteks Tallinna Ülikoolis kultuuriteadust ja siis ma läksin BFM-i ja õppisin seal PR-i ehk public relations'it, kus meil kogu õppe oli inglise keeles, mis oli väga super luks, sest see arendas kõvasti veel nagu inglise keele oskust. Ja hetkel ma siis töötan juba, ütleme 5 aasta jooksul, ma töötan nagu turunduse peal ja nüüd mul on lausa 2 töökohta, nii et mõlemad on turundusega seotud ja ma olen ikka suht busy kogu aeg, aga ma olen selles suhtes rahul, et mulle meeldib kogu aeg midagi teha, on plaanid, rutiin, siis on kõik minu jaoks väga hästi. Siis on küsimus, minu kõige piinlikum hetk. Saate aru, ma mõtlesin nagu nii kaua lihtsalt, mida ma siia räägin. Kõik asjad, mis mulle meelde tulid, ei olnud mitte piinlikud, vaid mul tuli meelde reaalselt mingi 3 juhust, mis mul elus on juhtunud, kus ma olen umbes peaaegu surma saanud või midagi siukest nagu mingi eriti creepy momendid. Aga midagi piinlikud mul ei tulnud meelde ja siis ma küsisin nagu oma õe Lotta käest, et kas sul tuleb midagi meelde, et mis mul on juhtunud. Ja siis Lottal tuli üks asi meelde, mis ma võin teile rääkida küll. Okei, nii. Mul on varsti juba 10 aastat load olnud, ehk siis ma olen terve selle aega autoga sõitnud ja ma arvan, et ma olen ikkagi suhteliselt okei auto. Aga siis ükskord juhtus siuke asi, et käisime Nilsiga Go-Marketis ja selles Go-Marketis, kus me käisime, seal on niimoodi, et seal on hästi pisike parkla. Ütleme, et pood on ju siin ja siis selle poe kõrval on üks rida parklat, siis siin vahel saab sõita ja siis on teine rida parklat. Ehk siis autod saavad nagu parkida niimoodi ja niimoodi ja siin on see pood on ju. Ja siis kiiruga parkisin siin auto ära. Mul oli eelmine auto oli manuaalkäigu kastiga, mis tähendas seda, et auto jääks ilusti seisma, siis tuleb jätta sisse kas käik või tuleb käsipidur peale tõmmata. Mina kasutasin eluaeg käsipidurit, seda käiguvarianti ma kunagi ei kasutanud. Jooksime poodi on ja siis olime mingi 10 mintsa olime poes ja siis tuleme poest välja, siis näen juba uksest välja tulles, et terve parkla nagu rahvast täis, kõik seisavad seal selles vahe sõidureas, et kui siin on autod, siin oli see vaherida, kõik seisavad seal ja siis ma vaatan, miks nad seal seisavad. Ja siis oli nagu juhtunud siuke asi, et kui mina oma autot siin parkisin, siis ma ei pannud peale ei käsipidurit ega seda käiku ma ei jätnud sisse ja mu auto veeres keset seda sõiduteed ja blokeeris nagu terve parkingplatsi ära, et mitte keegi ei saanud nagu välja. Oh boy, see oli mega piinlik lihtsalt, kõik vaatasid ja et umbes plaksutama ei hakanud, et noh, good job, blondi. Ja te kujutate, kui piinlik kui Nilsil oli, et see oli see, et mina ju hüppasin rooli ja ma reaalselt jooksin silmad maast nagu autosse, hüppasin rooli ja ülikiirelt tõmbasin auto sealt eest ära. Ja siis reaalselt mingi 20 autot sai välja sõita, sest enne ma lihtsalt blokeerisin need ära. Kas sa kahetsed midagi ja teeksid midagi minevikust teisiti, kui see sinu võimuses oleks? Kui nii, siis mida? Ma arvan, et nagu suures plaanis ma ei kahetse midagi, et ikkagi kõik asjad, mis ma olen teinud ja kogenud, et need on mulle midagi õpetanud ja minust kujundanud siukse inimese nagu ma olen, on ju. Aga mul on nagu siuke nii-öelda pool kahetsus ühe asja kohta küll. Nimelt on mul on 2 tätoveeringut. Üks on mul jala peal, siuke pisike.
ja siis teine on mul nagu selja peal, mis on jõhkralt suur, see on reaalselt niimoodi, et mul on pool selga põhimõtteliselt sellega kaetud ja ma olen juba tegelikult aastaid nagu mõelnud, et kas see eemaldada või lasta nagu üle teha mingi uus disain, sest see disain, mis seal on, see on nagu sihuke nii random ja ma ei kahetse seda, et ma seda tatueeringu tegin, vaid ma kahetsen seda, mis asjad ma sinna tegin, et seal on alla noh, mingid tähed ja ma ei tea, mingi sihuke nagu taevatähed, mis kunagi oli hull pop teema, et lihtsalt panen teile südamele, kui te tahate tatueeringut teha, siis ärge minge mingi praeguse aja trendidega kaasa, et reaalselt mingi aasta aega läheb mööda ja see asi ei ole enam trendikas ja sul on veel mingi miljoneid inimesi, kes on selle sama tataka endale umbes teinud, et ma ilmselt lasen selle kunagi üle teha, lihtsalt sinna mingi uue disaini nagu täiesti peale joonistada, et ma olen juba ka konsultatsioonis nagu käinud tattoo-salongis ja öeldi, et see on väga lihtne teha, et ma täiesti mõtlen üle, aga jah, veits piinlik on küll sellega nagu, suvi tuleb ka, siis rannas on alati siuke veits. Järgmine küsimus on esitanud mulle Eloriin Keiso ja ta on mult küsinud, kas ma tahaksin välismaale elama minna. Ei taha, eelmine kord rääkisin ka siin sellest juba, et tahan Eestis elada. Ja siis, mis on mu suur unistus? Ma arvan, minu suur unistus on siuke, et meil on Ilsiga plaanis varsti alustada maja ehitust ja me natuke veel peame siin finantspoolest seda mõtlema, et kuidas seda ilusti saaks ära teha, on ju. Ja see võtab natuke veel aega, et siuke projekt on nagu hästi, noh, see ikka võtab mitu aastat aega, et kui tahad endale reaalselt mingi maja ehitada või midagi sellist, et ühesõnaga ma tahan siis suurt maja metsa sees, mere ääres, mis on ka see meie plaan ja et ma saan seal veeta oma keskeapõlve, vanaduspõlve koos siis oma laste ja lastelaste ja koertega, et Nils ka muidugi. Instagrami direkti saatis mulle keegi, kas sa olid koolis 5. õpilane, mis oli sinu lemmikutund. 5. õpilane ei olnud, lemmikutund inglise keel, lemmikõudukas. See on väga hea küsimus. Ma vaatasin kunagi hullult palju õudukaid, reaalselt niimoodi, et ma käisin neid vaatamas kinos, ma vaatasin neid kodus ja ma vist vaatasin neid nagu nii palju lihtsalt, et ma muutusin sellest täiesti paranoiliseks. Ma hakkasin nagu kõiki asju kartma meeletult ja siis ma lihtsalt üks hetk ütlesin, et kõik, nüüd ma ei vaata enam ja ma ei ole vist, ma ei ole mingi 3 aastat ühtegi õudukas vaadanud. Pole praegu sellist mõtet, et ma tahaks mõnda vaadata, aga kui ma mõtlen, mis mu lemmik on, siis ma arvan, et ma ütlen selle, mis on mind kõige rohkem nagu paranoilisemaks teinud. Nii, see film on siis What Lies Beneath. See on 2000 aastal välja tulnud. Aga mind nii väga hirmutas on see, et seal on mingid sellised stseenid nagu vannitoas, kus on inimene saala, ma ei tea, mingi peseb nägu või mingi peseb hambaid või midagi. Ja siis umbes tõstab pea üles ja siis peeglis ta selle taga on mingi vaim või mingid siuksed asjad ja see on nagu mind nii hullult paranoiliseks teinud, et ma reaalselt aastaid juba teen niimoodi, et ma pesen hambaid, on ju, siis need paned nagu pea alla ja siis on see, et ma ei suuda silmad lahti ja pead üles tõsta niimoodi, et ma peeglisse vaatan, ma pean alati tõstma silmad nagu kinni pea üles, sest ma reaalselt kardan, et mu selja taga on mingi vaim. Nii et suurt creepy film. Ja siis ta küsib veel, et mis on mu lemmik-äpp. Ma arvan, et mu lemmik-äpp on Snapchat. Ma reaalselt kasutan seda nii palju. Mul praegu küll Snapchatis on ainult mõned üksikud sõbrad, aga nendega ma tõesti siis snapin ikka mingi 10 korda päevas kindlasti. Siis Ulla-Riin küsib, kus sa oma elu jooksul töötanud oled. Olen töötanud 2 restoranis, siis ühes mototarvete poes ja siis ma juba läksin sinna turunduse peale, kus ma nüüd olen juba jookseb nagu 5 aasta. Siis, et kui sul olid esimesena suvetöid, siis kas need aitasid kaasa elukutse valikul? Ei, sest et teismeliste suvetööd on ikkagi, sul on kas mingid malevatööd või ajalehe müüja või mingi maasikakorja või ongi oled kuskil restoranis ettekandja, et see on ikkagi nagu nii baasamet. Siuksed amet, ma ei tea, minu meelest ei aita eriti kaasa. Et see on lihtsalt see, et sa õpid iseseisvust, raha teenimist, kuidas oma raha kulutada ja nii, et noh. Kui sa peaksid kogu oma pangakaardil oleva raha ära kulutama ühes poes, siis mis pood see oleks? Ma arvan, et see oleks toidupood. Ma armastan lihtsalt toidupoes nagu raha kulutada. Kuigi ma ei kuluta üldse raha, aga reaalselt kui ma peaks mõtlema, siis ma ostaks toidupoest nagu nii palju lahedaid asju, mida ma muidu tavaliselt kunagi koju ei osta, et mis on ka mingid üleebatervislikud ja täiesti suvat. Igast mingid öko asju, üksid asju ostaks ka nagu, mida ma eriti ei raatsi muidu osta.
need tunduvad täiega huvitavad ja maitsevad. Siis küsib mult Urve Tomp, mis su lemmiklõhn on? Ma ei tea, kas sa nüüd siin mõtled nagu lõhnaõli või sa mõtled mingit looduse lõhna või toidulõhna. Ma arvan, et mu lemmiklõhnaks võib-olla, et kui mõtleme looduse lõhna, siis mulle meeldib see nagu kevadine lõhn, kui õhk on nagu veits soe, aga puhub hästi nagu kerge tuul, siis õied vaikselt tulevad, muru on vaheline ja siis kerge nagu mingi talvine tolm keerleb veel maante peal. Mulle nagu see lõhn suht meeldib. Ja muidu, kui me nagu mõtleme parfüümi, siis mu üks lemmikuid on olnud alati Laura Biagiotti Laura. Väga huvitav küsimus on viimaseks. See on esitatud minule Ramona Luisa Soro poolt, kes on mul küsinud, kas sa oled lapsena põdenud tuulerõukeid? Jah, ma olen lapsena põdenud tuulerõukeid. Mul on sellest väga palju arme, sest ma mäletan, et ma lihtsalt mingi sügasin ennast lihtsalt nagu meeletult, ma ei suutnud. Ja there you go, armid. Siis on küsinud, et mis on sinu kõige meeldejäävam asi lapsepõlvest? Very interesting. Neid asju on tegelikult nagu väga-väga palju, sest mul oli hästi mõnus lapsepõlv. Mul on lapsepõlvest meeles väga palju mingid sellised õudsaid ja imelikke juhtumisi, mis ikka tol ajal nagu juhtus, aga see oli nagu tavaline. Tänapäeval vist ei ole nii tavaline. Näiteks, kuidas meie kodukandis elas mingi hull mees, kes sõitis kogu aeg jalgrattaga ja siis lasi seda rattakella nagu lastele. Ja siis ei olnud nagu asfaltteid veel meil siin, et oli kruusateed. Ja siis me sõbranna Pillega sõitsime ratastega mööda seda kruusade äärt ja siis järsku see mees nagu tuli kuskilt oma tänavast välja ja hakkas täiega meid taga ajama ja tegi seda kella täiega ja siis me reaalselt nagu paaniliselt põgenesin täiesti ja siis ma kukkusin mööda seda kruusa täiesti verine ja siis Pille aitas meid püsti, siis me põgenesime nagu ära. Ja siis mingi paar nädalat hiljem tuli uudis, et see mees vist sai kuskil maanteel nagu surma ratta seljas või ma ei tea, väga creepy. Mul tuleb praegu veel igast mingit väga imelikke lugusid lapsepõlvest meelde. Kui te tahate, et ma teeks mingi siukse storytime video, siis võite mul teada anda. Aga headest asjadest on ka ikka väga palju asju meeles, et me ehitasime nii lahedaid asju puuotsa kahekordseid mingid puuonne ja siis on mul ülihästi meeles, kuidas ma lapsepõlvena, kuidas ma lapsepõlves me käisime Prantsusmaal Disneylandis ja väga lahe oli, et ema isaga käisin. Et mul on tõesti väga-väga palju asju lapsepõlvest meeles. Ja siis on ta veel küsinud, et kas sa oled kunagi mõelnud juuksed tumedaks värvida? Ma olen nagu mõelnud küll, aga mul on ikkagi see, et blond on nagu täiega minu teema. Mul on eluaeg olnud väiksena, mul olid täiesti valged juuksed. Ja ma ei kujutaks ennast eriti tumedaga ette, et kunagi oli siuke asi, et ma kodus, kui ma kunagi juukse pikendusi kandsin hästi ammu, siis ma tellisin mingi valetärvi pikendused ja siis ma mõtlesin, et savi, et võtan poest mingi värvi, et tõmban juuksed üle, et saab pikendusega sama värvi on ju. Nope. Värvisin juuksed kogemata täiesti tumedaks ja siis ma vaatasin ennast peeglist, ma pidin, ma ei tea, kreepsu saama. Siis ma läksin uuesti poodi, ostsin blondi värvi ja värvisin juuksed jälle tagasi täiesti heledaks. Nii et ei soovi. Siis ta veel küsib, et lemmik teleseriaal. Ma tean küll kindlalt, mu lemmik teleseriaal nagu läbi aegade üldse on The Office, see USA variant, lihtsalt parim. Ma olen seda juba, just 2 korda olen seda vaadanud nagu otsast lõpuni läbi ja see on lihtsalt best. Kui olid laps, siis mis oli sinu lemmik maius? Mu lemmik maius oli süge, ma mäletan seda nii hästi. Lasteaias meile serveeriti seda aga suht harva. Oli niimoodi, et meil kõigil anti kauss kisselliga ja siis see söögitädi käis ringi niimoodi, et oli mingi suur pesukauss, siis suur pesukauss oli täis praetud saiakubikuid ja siis oli nii, et sa said need saiakubikuid nagu võtta nii palju, kui sa tahtsid sinna kisselli sisse panna. Lihtsalt best. Kõige halvem asi, mida iial oled söönud? Mul on väga palju toiduaineid, mida ma nagu ei salli silma otsaski ja mida ma ei suuda üldse süüa, sest nad on minu jaoks nii vastikud. Näiteks mingi rosinad ja oliivid ja seened. Siukseid asju ma ei suuda eales süüa, aga kui te olete vaadanud meie seda Austria toitude maitsmisvideot, siis seal me proovisime ühte seda mingit kalakonservi, mis oli mingi hästi pisike konserv. See oli päris jäle.
ja siis meie vene maitsmisvideos oli ka ikka siukseid korralikke pärle. Lõpetan nüüd siinkohal lobisemise. Loodan, et sain nüüd teile anda ülipalju informatsiooni enda kohta, mida te kõike teada tahtsite ja see teid rõõmsaks teeb. Ja näen juba teiega järgmine nädal järgmises videos. Tšauki!